vaibaks või vaipmaal ja siis üks nendest, üks riba siis, mis on siinpool, on siis 2 viimast tööd, mis on siis spetsiaalselt selle ruumi jaoks mõeldud ja tema kõrval olev teos Taevatrekk on siis puhandatud selle ruumi jaoks, et ta oli mõeldud tegelikult või eksponeeritud eelmine aasta Prima Vista seal linnaraamatukogus Tartus ja ta oli nähtav ainult lifti sellest klaasaknast, et sa sõitsid niimoodi ja sa nägid ainult tükikest sellest sellest tööst. Et esimest korda ma näen ka seda teost nagu tervikuna ja ta sobitus siia lihtsalt ka mõtte poolest. Et tema kõrval on siis taevased tütred ja isegi nagu üks sõna on siis ühine, et üks on taevatrepp ja teine on taevased tütred ja see on siis tingitud sellest suurest tragöödiast, mis juhtus Iraanis, kus tütarlaste kooli pommitati ja sai surma väga suur hulk noori lapsi või noori inimesi ja siis see nii-öelda eksitus, mida siis öeldakse, mis nagu juhtub justkui, et seda ikka juhtub, et juhtuvad sellised suured eksitused, mis ühe korraga lõpetavad väga suure hulga inimeste elud. Ja seda peetakse kuidagi normaalseks sõja juurde käivaks, et on küll õudne, aga et me peame sellega arvestama, et me ei saa selliseid ära hoida selliseid eksitusi. Ja siis see tohutu kurbus, mis siis nagu peale tuli, et ma põhimõtteliselt tegin selle sama nagu pühenduseks neile, et siis need väiksed ribad on siis nagu auakohad igale siis sellele hukkunud lapsele ja kui mis on nagu minu jaoks ka päris kummaline kokkusattumus, et ma tegin niimoodi, et ma tegin ribakaupa, tegelikult ma ei lugenud neid, et mul ei olnud seda, et ma alles riputasin üles ja ma tegin ainult ühe reana ja siis keerasin kokku, tegin järgmise rea ja siis keerasin kokku ja kui ma siia tulin, siis lugesin üle, siis praktiliselt nagu oli sama arv, et natukene oli peale või midagi sellist. Et selles mõttes, jällegi, et mõtled, et need on sellised kokkusattumused, mis natukene muudavad siin selliseks seda ma ei ole, seda kontserti ma korraldan. Ja siis see vaip, mis siin maas on, see siis seostub selle sama meie ajaga, et ta pealkiri on siis Maa ja tema aeg ja see on tegelikult teine osa sellest vaibast, et 2 aastat tagasi oli siin meil ühisnäitus ja ma tegin siis esimese vaiba siia põrandale. Ja see vaip on nüüd edasi arendus sellest eelmisest vaibast, et selle eelmise vaiba ma võtsin lahti ja kasutasin osasid tükke siis selles praeguses vaibas. Ja ta võiks siis olla selline justkui maailma sünni, selline ülevaatlik, et nagu muna, et üldjuhul väga paljudes nendes kultuurides on muna just see nagu maailma sünni esimene, et sealt algab maailm ja mul on siis natukene vihje sellele, kuidas see maailm on nagu mädamuna või et sellise pahaks läinud värviga. Ja sealt hakkab nagu see kõik see tükindus ja kõik see selline kokku sobimatus natuke imelikult värvid üksteise kõrvad, aga ühevalt vaadates jällegi on tervik olemas, et ma kuidagi seda vaipa ma tegin ka niimoodi, et ma tegelikult ei näinud tervikut, et see tuli siin koha pealt välja. Ja nüüd edasi minnes siis väike kangamaal, mis annab vihje, siis lähme nagu etapiliselt edasi või tagasi, et need kangamaalid siis kuuluvad ühte seeriasse, kus on 25 kangateost, mis on tehtud
valgete kangastega ja ta kuulus siis selle Sõja ja rahu seeriasse, mida ma tegin, isiknäituste seeria, 4 isiknäitust oli ja sealt ma siis liikusin selle Sõja ja rahu teemaga kogu aeg edasi, nii palju kui ma suutsin. Ja siin on siis väike vihje sellele ja siis 3. korrusel on siis osa nendest, et tegelikult seal on 25 väikest, mitte nii väikest, aga et põhimõtteliselt süsteem on sama. Et see, kuna värvid seoses selle sõjaga kadusid kõik ära, et ma ei suutnud värviga üldse tegeleda ja ainuke asi, mis jäi, oli see, et valge, igasuguses läbikuumamisastmes ja materjali erinevus ja siis nendega luua selliseid teoseid. Ja siis võib-olla see nüanss võib-olla ei ole nii tähtis, aga minu jaoks on, et kõik ka raami mingis kohas on nagu sidemega koht, et ta on just kinni seotud mingisugune koht selles lõuendi raami peal ja ideeliselt tähendab see siis seda, ja pealkiri on kasv kogu sellel seerial, et kui sul on arv, et siis sa tegelikult pead teda katma, sa pead nagu hoidma seda, et ta saaks kokku kasvada. Et ta vajab ikkagi rahu ja pimedust selleks, et ta saaks rahuneda, nagu sa saaksid sellest kuidagi terveks. Siis on see must töö, mis on siis ka 28 sellist sarnast musta tööd, koosneb selline suur pannoo, pealkiri on kehatud ja siin on siis erinevad materjalid koos ja fotod samamoodi. Ei ole maalid, on fotod, sest maalimise ma lõpetasin ära, ei suutnud enam maalida, siis kõik on nagu leidmaterjalidest ja fotod on siis need, mida ma ka kasutan. Siin on nüüd see mõte, et see kehatute mõte tekkis pimedusest ja veest, et kuna nendel ei ole keha, aga nad võtavad vormi nii nagu vaja ja need fotod on tehtud siis lompidest erineval ajahetkel, et nad mingil hetkel nad on olemas, on moodustatud, neil on nagu piirjooned, neil on keha olemas ja siis iga päev nad kaovad ära, kuni neid enam ei ole. Ja siis sajab jälle vihma ja siis sama koha peal tekib mingi kehand ja siis nad kaovad jälle ära. Ja veega on ükskõik siis, et kuidas ta muudab oma olekut, aga ta samas elemendil on sama. Aga ta lihtsalt on muutuses kogu aeg ja pimedusega on sama asi. Valguse puhul on piirjooned ikkagi väga selged. Üldjuhul, kui sul on midagi välja valgustatud, siis ühel hetkel, kui valgust enam ei ole, siis sealt hakkab pimedus. Tegelikult pimedus on kogu aeg kohal, aga kui valgust ei ole, siis tegelikult ta on olemas igal pool. Et seda õhtul me saame sellest aru, et kui valgus ära võetakse, et seda, kuidas see pimedus siis täpselt on, tal ei ole keha. Ta on diivani all, eks ju. Kui sa sinna taskulambiga näitad, sa näed seal, eks ju, kindlalt nagu valgushetke, ära võtad, siis on jälle nagu kehatu pimedus seal, et ta moodustab siis sinna, kuhu ta saab. Ja siis selle sama seeria, kehatute seeria osad, need fotod ja siis need mustad on siis seal teisel korrusel. Siis, kui me nüüd liigume niimoodi ajaliselt kuidagi, siis on see Jaapani aeg, kus ma tegin mõnda aega, lõuendi peale, siis selliseid suhteliselt ühesuguse toonilisi, ma ei sallinud aga värvi juba siis ja ma proovisin leida, et kui palju nüansse siis on, et ta ei läheks väga värviliseks. Proovisin hoida sellist koloriiti suht rahulikult. Ja samas see perioodi võib-olla lähevad ka, kus fotod hakkasid tekkima näitusele, et siin on siis üks draama seeria foto ja need draamaseeria fotod on siis igale korrusele paigutatud kuskile
siis vastavalt siis tööde juurde niimoodi, et ta natuke võtab kokku kogu selle olukorra. Et nad on ka nagu üksikud samas, aga ühtlasi minu meelest väga hästi selle näituse kogu tervikule aitab kaasa. Ja need draamafotod on sellest, et mul oli Draamateatris näitus. Meil on siin üks Draamateatris töötav inimene, kohe vaatasin, nii tuttav. Ja ma tegin tookord, seal olid ka osad minu maalid ja siis tegin fotot, tegin sellest tühjast majast, kuna ma arvan, et enamus inimesi ei ole näinud seda maja sellises olekus, kui see valguspäeval niimoodi kuskil kumab ja inimesi ei ole mitte kuskil. Kuna ma tutvusin nende ruumidega, siis ma nägin nagu esimest korda sellist Draamateatri nagu seda nägu, ei ole elemust, ei ole etendust, ei ole publikut, ei ole kohvikukõlinat, mitte midagi ei ole, on lihtsalt selline ruum. Ja siis see oli nii lummav, et ma mõtlesin, et seda võiks kõik näha. Vähemalt siis foto pealt, kui neid päevad sinna sisse ei lasta ja neil ei lasta mida niimoodi üksinda kõndima, et sa pead ka üksi olema, mitte et sa oled terve grupiga liigud seal ringi, sa saad üksi seda vaadata. Aga sa tegid ikka ainult alust? Seal olid ikka teised ka, aga võib-olla ma valisin niimoodi, et ma siia panin. Siis garderoobides olid see üks lühtriga aknaküht oli seal, see oli üleval. Et ikkagi ma tegin nagu isand tervet majast, lihtsalt siia ma panin välja vähem. Siis... Aga oled sa teinud, seda näitust ei ole selles seerias teinud? See oli seal tookord näitus üleval. Oli? Ja siis jõuame selle tulbimaali juurde, mis on siis suht nagu algusaastate maali näide, kus ma tegin suurte pappide peale, raam oli hästi robustne põrandalaud ja siis tookord ma, kuna ei olnud ressursse lõuendi ostmiseks ja lõuendi raamide tellimiseks ja millekski ei olnud ressursse ja siis kui sa said ühe selle suure papi kätte, siis ei raatsinud seda ka nagu väikselt lõigata, vaid oligi väga hea, võtsid selle ühe suure papi ja hakkasid ehitusvärvidega sinna peale maalima. Ja siis mulle tundus veel väga hea, et ta üldse ei vetrunud ja ta oli selline tugev ja nagu seina peale, enam-vähem teedki seinavärvidega seina peale. Ja ma olin väga rahul sellega, et see lõuendi tunnetus on hoopis teistsugune. Et hiljem, kui ma siis nagu sain lõuendi peale ka teha. Nii et siin tegelikult, kui te nüüd käisite selle ringkäigu ära, siis need ajad on segamini aetud, et igal korrusel vist on natuke midagi erinevatest aegadest välja arvatud, et see draama, mis siis kordub iga korrusel. Küsimusi? Jah. Selle valge maja kohta, kas see on nagu kuidagi poliitiliselt meelestatud või ei ole, või see on nagu midagi teist? See täpsustuse huvidest on ka foto, lõuendi, see ei ole maal. Seal on, ma saan aru, et see eksitus on siin pidev, et kõik arvavad, et need lõuendil olevad asjad on maalid, aga tegelikult need on lõuendid, need ka, need draamaasjad on lõuendid. Selle foto ma tegin, kui mul oli Riigikogus näitus ja ta võis olla väikene ühendus sellega, et valge maja, me teame, mis see tähendab, aga kui ma kasutan pealkirju, siis ma üritan seda, et see ei oleks nii ühene. Et kui ma nägin seda lobjakal olevat sellist hieroglüüfilaadset kompositsiooni, siis ma kohe nagu sain aru, et see on valge maja. Et see pealkiri tuli kohe, et ta kujutas minu jaoks valget maja ilma mingi poliitilise allkesteta. Aga muidugi oleneb, kuhu sa selle töö paned, näiteks kui sa Riigikokku paned teose, kus on valge maja, siis selgelt hakatakse seda seostama, et siin peab olema mingisugune sõnum, et mida see kunstnik tahab öelda. Küsimus on väga hea. Veel küsimusi? Jah? Sa võiksid valida selle näituse pealkirja suhtes, mida see kuva päralt tähendab?
kas üldse nagu keegi teab seda Kuuba asja või? ei. Ei. Et Kuuba on siis Trooja kuninga abikaasa, Trooja linna kuninga, ja ta sünnitas poja, esimese poja, kellele öeldi, et ta hävitab Trooja linna. Noh, kui ma nüüd räägin sellest hästi kaugest müütilisest ajast. Ja siis nad kuningaga pidid sellest pojast loobuma, see tähendab, et pidid hävitama selle inimese, sest Trooja oli kõige tähtsam. See on juba nagu Oidipuse. Jah, no seal on nagu ja mitmeid asju koos. Et see, see kõik on nagu nii niisugune suur küsimus on see, muide. Et ma lihtsalt tutvustan nagu, mis see isik on, see Kuuba, eks. Et tal oli 19 last ja ta oli suht nagu traagilise elusaatusega naine. Aga siin on olnud nüüd 2 erinevat Eesti kultuuriruumis 2 asja on. Kuuba pärast on Jaak Rähesoo teatriteemaline raamat ja etendus oli ka Kuuba pärast. Ja kui kõige lihtsamini, kui ma hakkasin nagu mõtlema, et kuidas ma saan kogu seda täiesti võimatut ülesannet, et sa paned oma väga eriilmelised tööd ühte kokku, nagu ühte kohta ja siis sa nimetad nad veel ka kuidagi ühe nimetuse all, siis tekkiski see, et miks ma seda teen, mis nagu toimub, et ma ikka veel sellega tegelen. Ja siis see vastus oli selline, et Kuuba pärast teen seda. Ja siis hakkad mõtlema, et mis see siis tähendab, et see Kuuba pärast, et Hamletil see monoloog, et miks need näitlejad südantlõhestavalt mingi kujutise või kujundi või sümboli kehastamisel nutavad või väljendavad seda väga, kui seda asja ei olegi nagu olemas. Siis mul tekkis seesama link, et ma teen seda kunsti ikka veel ja ma olen tema päralt, et ma nagu nimetan seda Kuubat siis justkui sümbolina midagi, mingi kujundus, mida ei ole nagu olemas, aga mille teenistuses sa oled ja ilma milleta sa ei saa. Et see on natuke see küsimus ka, et kes ma olen ja mida ma teen või et miks ma seda teen. Ja siis seal on igasuguseid liine. Mis mõttes ei ole olemas? No selles mõttes, et ta on ikkagi idee tasandil. Minu jaoks, et mis asi see on, miks ma midagi teen. Kunsti pärast. Et jah, mis asi see on kunsti pärast tegelikult. Ülekandmata. Jah, midagi. Oot, mida ei ole olemas? Kunsti ei ole? Kunsti. On ju. See on kõik... Kõik on ju samasugune. No jah, aga mulle ikkagi tundub, et see ei ole selline nagu päris asi. Sulle tundub, et seda ei ole kellelgi vaja otseselt. Ja minul samamoodi siis tekib see tunne, kas mul on seda vaja, miks ma seda teen. No, aga kuhu sa jõudsid? Ma jõudsingi selleni, et ma ei saa ilma sellelt, et ma pean seda tegema kogu aeg. Et ma ikka veel nagu otsin, et kuidas ma ennast väljendan mingi idee nimel. Idee nimel selles mõttes, nagu sa kirjeldasid, erinevate ideede nimel. Jah. Kust need ideed tulevad? Nüüd tahaks juba sauna minna. Juba läheb palavaks. Ma tahan jõuda kuskile sinna, mis on suurem veel kui ideed võib-olla või midagi, mis on inimesega rohkem seotud. Ma nagu saan aru, mida sa räägid, see on mulle kõik väga lähedane, aga ma mõtlen, et kuidas seda sõnadesse panna, kui Markus hakkab pressima, siis... See ongi see, et hea meelega ma lihtsalt ütlen, et mõtle ise. Küll ma mõtlen, aga sina ju siin esined. Selles mõttes sa oled siin nagu... Aga mul on väga keeruline ka sõnastada seda. See on nagu ilmalõma, kes juhib sind. No jah, võib ka nii öelda. Aga seda ei ole olemas.
no selles mõttes, et sa teed midagi millegipärast, mis ei lase sind lahti, ikka veel sa teed seda millegipärast midagi ja elad seda läbi ja üle ja otsid seda vormi, kuidas seda väljendada, oma mingeid sisemisi. kas nagu laulmadu see on see? Vot see on ka hea. no me vaatasime, kerima sellest jutust mul see laul. me just hiljuti vaatasime Dostojevski Vennad Karamaažovit, et see seletab ka väga hästi kõik ära, et see, kellel on idee, aga ei ole jumalat, see läks hulluks. ikkagi seal on see jumal ka. Et noh, räägime siin nagu kohvikulauas. Minul on prožektorid peal. Vot kus see jumal seal on? Eks me pärast räägime sinuga, ma räägin sulle. Korraks ära. Või siis Ja kui ma veel ütlen selle Kuuba pärast, ikka veel tulen korra tagasi, sa võid pärast tulla meile, siis räägime edasi. Pean ära sõitma, aga ma tulen mõne päeva pärast, siis ma tulen. Siis ma tulen, räägin mõtlesin, sinuga. et see on ka see koht. Ja. Ei, väga hea, sest ma usun, et see on see küsimus, mida mu käest küsitud palju ka. Noh, seda, et mis see just nüüd tähendab ja ma ütlen, et minu jaoks on see ikkagi selline pseudo, see kunsti, et sa pead justkui, aga see kuidagi mõjutab sind niimoodi, et sa teed seda. Et sa ei saa ilma selleta. Järelikult see on see vahend, mida sa kasutad selleks, et kas endas midagi muuta või korrastada ja siis pole isegi tähtis, kas keegi seda vaatab või ei vaata, siis... Aga ikka nagu on natuke. No, muidugi mul on hea meel, et ma üksi siin ei räägi. Selles mõttes muidugi. Aga see tunne on nagu ka ikka, ma küsin lihtsalt. Et kas on nagu tähtis, see tunne, et tegelikult nagu teistel võiks ka nagu vaja olla, nagu sinu seda. Ja, no see ongi see, aga see ei ole enam minu teha. See tegelikult, et see on ju sinu teha, kui sa tuled kohale, kas sa saad midagi või saa. Sina publikuna, sinu ülesanne on lihtsalt kohale tulla. Aga mina ei saa sul midagi eeldada. Sa oled nagu nõus sellega, mis alguses rääkisid sellest, kes see oli, kes käis mingi ajakirjanikud. Et olen nagu nõus, et parem mitte seletada. Enda kunsti. Jah, mulle küll tundub, et tegelikult ma arvan, et see ei ole nagu seda ei ole nagu vaja tegelikult. On hea, kui on inimestel küsimusi ja sa, tõesti, kui ma oskan, siis ma vastan. Ja kui ma ei oska, siis ma proovin ka vastata. Aga samas mulle tundub, et see vaatajakogemus ikkagi võiks olla selline ühene ilma kunstniku juures olekuta. Et ta vaatab seda. Ma saan aru, et teos võib selle tõttu muutuda või natuke suuremaks või siis mingid mõtted tekivad juurde, aga samas ma arvan, et seda ei pea nagu otseselt, ei pea kunstnik olema töö juures ja seda lahti seletama, et mida ma siin mõtlesin. Aga näiteks seda pidi vaadates, kas sind huvitab, mis inimesed, nagu, mida nad näevad? Ma üllatun, jah, vahest küll, aga ma ei vaja seda. See ei ole vajalik, jah? Ei, ma arvan, et aga on huvitav? No mul on ikka huvitav muidugi, kui keegi ütleb, et kas selles mõttes, et ei ole need ära räägid, ma ei taha teha? Ei, seda mitte. Ei, see on ikkagi selles pooles ma olen aru saanud, et ta on teinekord olnud kas siis mingisuguse inimese jaoks oluline hetk, kui ta näeb seda teost ja see teos on aidanud tal kuidagi edasi minna või rahuneda või midagi on juhtunud temaga või on hoopis tekitanud selliseid mõtteid, et ta ei saa, ta peab midagi nagu endaga tegema või mul oli see üks sõjarahu näitus seal Haapsalus. See oli siis umbes samal ajal, kui ta oli küll aasta hiljem, aga ta oli samal ajal veebruaris avatud ja seal oli siis kogemata sattusid Ukraina noored sinna, kes tulid lihtsalt mööda. See on lihtsalt see, et kas mul on huvitav teada, mida publik arvab. Aga nemad tulid sisse ja kuna see oli sõja ja rahu teema ja nad tegelikult
pärast tulid, ütlesid mulle, et nad said kuidagi, toimus mingisugune nagu selline rahunemine või mingi teatud niisugune ma ei mäleta täpselt, minu meelest keegi kirjutas veel sinna sellesse musta raamatusse ka, et see kuidagi andis neile mingisuguse rahunemise tunde. See näitas, kuigi mina tegin seda täiesti sellise suht nagu sellise kõrgendatud valuläve pinnal. Minu jaoks oli nad kõigigi selline valuvaigisti, et kuidagi selle olukorraga hakkama saada. Anna sind ka rahustas siis? Ei, muidugi mitte. Ei, selles mõttes, ega ma ei taha, et see ei ole nagu taotlus, et ma tahaks kuidagi inimest nimelt närvi ajada. Seda ma ei taha. Ei, ma ütlesin, et mõju oli nagu sama sulle ja siis jah, tegelikult, et selles mõttes, et kui publik siis jõuab õigel hetkel õigesse kohta tema jaoks, siis ta võib saada nagu oma ellu mingisuguse olulise nüanssi, mida ta ei oleks ilma selle teoseta saanud, eks ju. Kui ta ei oleks tulnud sinna näitusele kogemata sisse astunud. Et selles plaanis ma saan aru, et võib juhtuda selliseid õnnelikke hetki, kus minu tehtud mingid teosed on kedagi aidanud siis sellel hetkel. Et selles plaanis, aga ma nagu ei tee kunsti selleks, et kedagi aidata. See osa, et ma ei mõtle publiku peale niimoodi eriti. Pigem jah, ma arvan, et ma olen ka saanud kuidagi vabaks endast sellest. Veel küsimus? Mulle jäi ikkagi natuke segaseks, et mis see Hekuba seal Hekuba päral tähendab, et see miski, mida ei ole olemas, aga milleta sa ei saa. Aga et miks just Hekuba? Vaata, mulle tundubki, et läheb selliseks juba, et ma ei saa. Kasutasin seda Hekuba sõna sellepärast, et ta on nagu, ta on justkui mingi märk. Ta võib olla naine, ta võib olla riik, ta võib olla idee, ta võib olla, ta ei ole selline konkreetne asi nagu Valge Maja. Et sa tead täpselt, et mis asi on Valge Maja. Aga Hekuba, kuna ta on nii lai, üldjuhul ta ei ole selline teadaolev asi. Nüüd sai seda. Sa võid ka tulla meile pärast rääkida. Kas kellelgi oli veel mingeid küsimusi? Sina ära enam küsi. Sain aru. Et kui sa käisid seal näitusel, kas sul tekkis mingeid küsimusi? Mida sa tahaksid, et kunstnik seletaks? Ma saan aru, et järgmine kord ma ei pane pealkirja. Ma pean juba seletama seda pealkirja. Ei ole. Keegi teine ei julge küsida. Nüüd enam ei julge küsida, sa tegid otsa lahti, sa andsid selle leveli nagu. Et ma arvan, et te võite veel näitust vaadata ja siis ma olen veel siin ja kes tahab raamatut, siis raamatut saab ka minu käest osta. Ja oma isikliku ümbrikuga. Ümbrikud on kõik käsil siin. Aga